tere, hea kuulaja, algab 10. Õpime koos saade ning tänane juubelihõnguline saade läheb eetrisse Tartu linnavalitsuse rahandusosakonnast, kus me oleme külla tulnud Katrin Heidemannile. Tere, Katrin! Tere! Oleme sinu juurde tulnud, et sa räägiksid natuke lahti õpetajatele ja kõikidele kuulajatele seda, mida uus aasta siis meile astmelise tulumaksuga kaasa toob. No millest alustada? Eelkõige ehk sellest, et kui me siiamaani olime saanud kõik ühtemoodi seda tulumaksuvaba summat ja seda tulumaksuvaba summat arvestati meile, siis kuidas ma ütlen raamatupidajate keeles kumulatiivselt, kui teile seda siis öelda kasvavalt. Et kui jaanuaris või veebruaris jäi tulumaksuvaba summa väiksemaks, siis sai seda märtsis või aprillis rakendada, siis alates järgmisest aastast seda meil enam võimalust teha ei ole. Iga kuu on selle kuu kohta ja ümberarvestus tehakse alles järgmisel aastal. Mis teine punkt on see, et kui eelmistel kordadel oli seesama tulumaksuvaba kindel summa, siis nüüd arvestatakse seda kasvavalt vastavalt meie sissetulekutele, kusjuures sissetulekuteks loetakse kõik meie tulud, mida maksustatakse. Ehk siis kõik meie palgad, olgu meil neid töökohti siis üks või mitu, kõik meie töövõtulepingud, käsunduslepingud, meie pensionid. Tänases lehes on kena järjestus Sotsiaalkindlustusametilt, et vanaduspension, toitjakaotuspension, töövõimetuspension, eripension ja igasugused pensionilisad. Samamoodi lähevad siia sisse näiteks emapalk, lapsetoetused küll ei lähe, lähevad ikka, nende pealt peetakse ka tulumaks. Ongi esimene punkt see, millest ma veel ei tea, mismoodi kujunema hakkab. Et aga need on õnneks nii pisikesed summad, et need vast väga töötavat inimest ei häirigi. Aga üldiselt peame me need kõik summad kokku liitma, jagama 12-ga ja siis vaatama seda, et kui palju me seda tulumaksuvaba saame endale rakendada või mitte rakendada. Kindlasti on abiks palgakalkulaatorid. Ametlikes allikates siin soovitatakse kalkulaator.ee, et sinna siis oma prognoositava tulu 1/12 sisse panna, et siis peaks saama mingisuguse summa. Kui te nüüd avaldust esitate ja see kalkulaator ütleb teile, et teil on õigus igakuiselt saada 254 eurot ja 64 senti, siis seda pole mõtet nagu avaldusse kirjutada, et see on mõistlik ikkagi kuhugi poole ära ümardada. Kui te saate nüüd palka ainult Tartu linnavalitsusest, kas siis ühest koolist või 2 koolist või 3 koolist, või ka see variant, et te saate küll palka ühest koolist, aga vahetevahel teete mõne töövõtulepingu teise kooliga ja kuskilt mujalt ei saa midagi, siis on ilmselt mõistlik kirjutada tulumaksuvaba summa arvestusse, et palun arvestada seaduses ette nähtud tulumaksuvaba miinimum, kuna Tartu linnavalitsus esitab tuludeklaratsiooni ühe ettevõttena, siis meie peame teie maksud arvestama üle kõigi lepingute, olenemata sellest, et teie olete esitanud avalduse ühte kooli. Kusjuures see üks kool, kui te töötate mitmes koolis, kusjuures selles ühes koolis ei pruugigi olla palk väga suur, aga summa summarum maksud järgmisest aastast arvutatakse siin üle lepingute. Arvestamise poole pealt pole nagu probleemi. Probleem on nüüd selles, et kui te saate mõnest kohast erakorralist tulu ja saate seda mitte koos palgaga, vaid pärast palgapäeva, siis tekib olukord, kus kuu alguses on teil arvestatud tulumaksuvaba miinimum, ütleme 400 eurot, mida te olete tahtnud või mida on seadus võimaldanud pidada. Ja siis te saate keset kuud veel 500 eurot, mis ajab selle kuu lõhki. Ja maksuamet ütleb, et ei saa rakendada 400, saab rakendada ainult 350. See tähendab seda, et meil ei ole mitte midagi muud teha, kui me teeme ümberarvestuse
ja selle 50 €, mis siis on tulumaksu rohkem rakendatud, selle pealt tulumaks rehkendatakse selle asutuse, kuhu te olete esitanud oma tulumaksuvaba avalduse, palgast järgmisel kuul maha. Mitte midagi teha ei ole, aga see tegelikkuses kindlustab selle, et suure tõenäosusega on teie järgmise aasta deklaratsioon ilus ja puhas. Mingisugused kõikumised võivad seal olla, ma kujutan ette, et võib-olla kuskil 10 € ringis, mis meid kedagi kuigi palju ei morjelda. Ei üllata ebameeldivalt. Jah, just nimelt, sest et kui seda ümberarvestust ei tehta, siis see 500 € erakorralist tulu, mis ajab tulumaksuvaba lõhki, tekitab päris arvestatava summa tulumaksu, mis siis tagantjärgi küsitakse. Et see on nüüd see, kui on meie linnavalitsuse sisene. Kui õpetaja teeb, õpetajad on ju teatavasti aktiivsed inimesed, teevad töövõtulepingutega või mingisuguste pisikeste lepingutega veel kuskil erakoolis või mõnes MTÜs midagi, siis see tulu peab olema kindlasti õpetajal oma tulu sisse, puht teoreetiliselt arvestatud ja arvestatud selle tulumaksuvaba miinimumi avaldust esitades, sest seda me kuidagi siia arvestada ei oska ja selle pealt läheb ilmselt järgmise aasta deklaratsioonis tagasi küsimisele. Et need on nüüd need sellised konksud, pluss need samad pensionid. Meil on palju pensionäre, kes töötavad lõbusasti, nüüd tuleb hakata arvestama, kui palju, tuleb hakata arvestama, et kui palju see pension siis tegelikult on. Ka pensionärid on harjunud saama iga kuu pensioni ja nad ei mõtle selle peale, et see on neto, et see ei ole brutotasu. Et sealt on juba maha arvestatud see praegu kehtiv pensionide maksuvaba tulu, nii et kõigepealt uurige sotsiaalkindlustuse lehe pealt või oli see eesti.ee pealt, kust peaks saama teada oma brutopensioni ja tulusid arvestades ikkagi jälle brutopension, mis siis tuleks sisse arvestada. Siis mis veel? Kui te teate, hetkel ei tea kindlasti, kui suur teie palk järgmisel aastal hakkab olema, palgad ju õpetajatel iga aasta tõusevad, kui palju tõusevad, ei tea, eks ole, põhipalk suure tõenäosusega 1150 ja kui me sinna selle klassijuhatamise ka veel paneme, eks ole, 130 € vist, siis on kokku 1280, mis tähendab seda, et õpetaja on parasjagu selles ülemineku keskmises vahemikus ja peab oma tulusid arvestama, mis ei ole ju tema aasta tulus piisav, kui me nüüd selle palga korrutame 12-ga. Antakse juunikuus mingisugust lisatasu esimese poole aasta tööde eest, eks ole, siis antakse õpetajate päeval natukene, siis antakse aasta lõpus natukene, eks ole, aasta keskel on asendustasud, eks ole, lisatasudena. Siis te peate mõtlema seda, et kui palju ja mismoodi on praktika just nimelt teie koolis neid maksta. Mina olen siin soovitanud, et igal juhul korrutage oma igakuine palk vähemalt 13-ga. See tähendab seda, et te tekitate endale mingigi lõtku selleks, et asi tuleks niimoodi sujuv välja. Maksuamet on lubanud, kas see ka nii hakkab olema, seda me näeme järgmine aasta. Aga Maksuamet on lubanud, et nende kodulehelt saab siis ennast isiku koodiga, ID-kaardiga tuvastada ja sisse logides saab näha oma aastatulusid. Nii palju nagu neid siis Maksuametile on teada selle jaanuarist siis alates selle perioodi kohta, mida te siis vaadata saate. Et te näete, kui teil hakkab tekkima see kriitiline seis, et teie tulumaksuvaba on rakendatud rohkem või hakkab otsa saama, siis seda tulumaksuvaba avaldust saab esitada aastas mitu korda. Kui õpetajad on siin küsinud, et aga me ei teagi, mis meie palk nüüd hakkab olema ja juba te tahate seda sama avaldust, siis jah, me tahame praegu avaldust eelkõige selle jaoks, et te hakkaksite juba praegu mõtlema
selle peale, et mis see minu tulu siis ikkagi on. Kui seda avaldust ei tule, ega mitte midagi ei juhtu. Maksuamet on öelnud, et avaldust esitama ei pea, kui teil on praegu kehtiv avaldus. Ja kõik toimib ka edaspidi. Kõik toimib ka edaspidi, peetakse kinni seesama seaduses ette nähtud tulumaksuvaba miinimum, aga siiani ei ole, meie ei tea, kas te olete pensionär, kas te saate TEV-i, kas te töötate kuskil kohas veel ja see hakkab kohe tekitama teile järgmise aasta deklaratsiooni miinust. Nii et igal juhul soovitan läbi mõelda, soovitan esitada selle tulumaksuvaba summa avalduse. Seda saab ümber teha veebruaris, märtsis, mis iganes, septembris, kui teil on uus, oktoobris siis ühesõnaga ilmselt. Kui teil selgub see, et mulle pakutakse rohkem tunde, teie palk suureneb, te peate kohe selle üle vaatama. Kui jääb vähemaks, vaadake ka üle, äkki saab rohkem pidada. Et kõik need muutused on need ajad, kui tasub oma tulud üle vaadata. Siis kas siis Maksuameti abiga, mis oleks ideaalne, sest sinna lähevad sisse ka haigusrahad, sinna lähevad sisse ka pensionid, eks ole. Seda meie siit ei näe. Et need on need ajahetked, kui tasub vaadata, mis siis tegelikult on toimunud. Kui ma ütlesin siin alguses, et iga kuu eest toimub tulumaksuvaba arvestus kuupõhiselt ja kui ma saatsin laiali ka puhkusetasu kuupõhise arvestuse avalduse, siis jah, vähemalt puhtteoreetiliselt, kui te esitate selle puhkusetasu kuupõhise arvestuse avalduse ka ja te saate oma pika ilusa puhkuse niimoodi, et juulikuu alguses ja augustikuu alguses ja septembrikuu alguses, eks ole, nii nagu palkagi oleksite saanud, siis jah, tõepoolest peetakse iga kuu võrdselt või ütleme vastavalt sellele summale kinni ka tulumaksuvaba seesamune summa. Saate kohe niimoodi kõik kenasti kätte. Kui teie palk on tilluke, siis see on väga oluline. Kui teie palk väga tillukene ei ole, siis see on üks koht, kust saab endale tekitada lõtku, seda sama tulumaksuvaba miinimumi lõtku, sest kui te saate juunikuus suure summa kätte, siis juunikuus teie tulumaksuvaba miinimumi ei ole, juulikuus te saate raha, sest te saate ju palga, eks ole, augustis suure tõenäosusega ei saa te midagi, sest et te olete ju veel puhkusel, ka sealt tekib lõtk. Ja see tähendab seda, et teil on mille arvelt saada preemiaid, lisatasusid, teha mõni TEV ja ega see raha ju saamata ei jää, eks ole, deklariga tuleb ta ju ikkagi ära, et need on need kohad, mida ma ei oska õpetada. Need on need asjad, mida te peate ise mõtlema, igaüks oma mätta otsast. Aga kui esitada nüüd seesama puhkusetasu avaldus, siis mina arvestaksin kindlasti oma palga 13 kuud, et jääks mingisugune mängumaa, sest ju makstakse preemiaid, lisatasusid, igasuguseid asju tuleb, et ma ei peaks mõtlema selle peale, et nii, kas nüüd on või ei ole, et piisab sellest, kui oma tulud üle vaadata näiteks oktoobris. Ja uus avaldus esitada näiteks oktoobris, et jõuluks endale siis kena kopikas koguda nii-öelda. Kas see nüüd jõuluks seda samust kopikat juurde tekitab, aga see ehk aitab vältida seda, et aprillikuus ei küsi Maksuamet tagasi. Aga raamatupidajatel on ju isegi praegu hullult ärevad ajad, ma kujutan ette, ja veel ärevamad ajad on ees. Kui ma iga kuu näiteks hakkan nüüd vaatama seda Maksuameti lehte ja muudkui timmin seal oma avaldustega, te lähete ju hulluks, kui inimesed teile saadavad neid avaldusi. Absoluutselt, ainult et minu mõistus ütleb, et see on nii tülikas protsess inimesele endale ka, et see ei ole mõistlik. Aga ütleme nii, et ma olen hästi selline ajameelne inimene, ma ei mäleta seda, et mis avaldusele ma üldse kirjutasin, unustan ära kõike. Kas on inimese jaoks mingit sellist süsteemi ka, kus ta näeb, et praegu sa oled esitanud avalduse selles summas, näen ma seda oma palgalehel või kuidas see välja nägema hakkab? Oskate kommenteerida? Palgalehel näete te, kas te praegu näete oma maksuvaba summat? Ei näe. Okei, ma kirjutan selle üles.
äkki me saame teha nii, et lipiku peale tuleb tulumaksuvaba summa. Ei luba, aga võimalik. Seda ma saan vaadata. Iseasi on nüüd see, et ega see summa nagu ei näita ka päriselt seda, mis siis tegelikult toimub, sest et kui me kirjutame avalduse, et palun kinni pidada seaduses ette nähtud summa, siis see on iga kuu võib-olla natukene erinev, sõltuvalt sellest, et kas me oleme 10 eurot saanud lisatasu asendamise eest või ei ole. Et see ei ole ilmselt küll päris see koht, aga ma väga-väga loodan just nimelt seda, et Maksuamet teeb teoks oma lubaduse ja võimaldab meil kõigil vaadata, mida Maksuamet veel on lubanud. Maksuamet on lubanud, et ta hakkab inimestele saatma ka teavitust selle kohta, et sinu tulumaksuvaba miinimum hakkab täis tiksuma. Sest kõige kurjem on ju see, et kui ta täis tiksub mis see siis on, kuus keskmiselt 2100 eurot, kui enam ei ole mingisugust võimalust tulumaksuvaba rakendada, siis see tähendab nüüd küll see, et kõik see tulumaks, mis on maksuvabalt arvestamata jäetud, tuleb teil pärast deklaratsiooniga juurde maksta. Aga kas Maksuamet hakkab seda teavitust mismoodi tegema? Kas selleks peab minema Maksuameti lehe peale sisse logima? Kas Maksuamet hakkab seda meile saatma meili peale, mida me oleme Maksuametis avaldanud? Ei ole õrna aimugi. No mina sain aru, kui ma rääkisin eile Riigi Tugiteenuste Keskusest ühe inimesega, siis ta ütles, et tõepoolest Maksuamet on lubanud, et ta saadab meili peale need teavitused. Et ikkagi mingitest summadest, umbes nagu me saime need ID-kaardi hoiatused, eks ju, et on aeg neid... See tähendab seda, et Maksuametis peavad olema korrektsed andmed, just. Kui paljudel meil need on korrektsed? No igal juhul tasub inimestel nüüd see üle vaadata kindlasti. Ja igal juhul, seda küll kohe kindlasti, tasub kõigil meil järgmisest aastast, ütleme siis 2019. aastast alates esitada tuludeklaratsioon. Kui praegu, minu kogemus ütleb, et siiski päris paljud ei esitanud deklaratsiooni, nad töötasid ühes kohas, neil ei olnud ka mingisuguseid asju tagasi saada, et ütleme seal laste õppekulusid või kodulaenu intresse, siis nad ei esitanudki deklaratsiooni. Jaa, praegu on see võimalik, aga siis tuleb see deklaratsioon igal juhul esitada. Seda lootust, et kui mina deklaratsiooni ei esita, siis Maksuamet minu käest tagasi ei küsi. Seda lootust ei ole. Aga miks esitada? Esitada ikkagi pigem see, et aga äkki on kuskilt tekkinud vastupidine olukord ja ma saan midagigi tagasi. Seda enam, et kui ma olengi saanud tulusid mitmelt poolt. Kas või see, kui ma olen saanud haigusrahasid, ka see mõjutab ju. Aga mismoodi mõjutab ja kui palju mõjutab? Ei oska ütelda, ei kujuta ette. Nii palju ümberarvestusi ei ole ma paraku teinud. Nii et see on selline loovtöö. Õpetajatele peaks loovtöö meeldima. Nii et mõelge loovalt oma tulude peale, pange sinna natukene rohkem juurde. Mõelge selle peale, et ikka saan natukene rohkem. Ja siis tehke see arvestus. Lihtne on neil, kelle tulu jääb alla 1100. Siis ei ole probleemi. Siis tuleb kirjutada avaldus, et palun rehkendada vastavalt seadusele. Ja see rehkendatakse ja ilmselgelt ei lähe ka väga palju lõhki, sest et siis on seda lõtku juba 1200 eurot kuus, kui palk on alla, ütleme see 1100, piisav, eks ole. See on seesama ühe kuu palk. Aga jah, tuleb arvestada. Mis ma veel tänast lehte lugedes mõtlesin, oli see, et pensionitega seoses just, kui novembris võttis valitsus vastu selle seaduse muudatuse, et kui praegu saab ainult ühte, ütleme, seadus ütleb, et tulumaksuvaba miinimumi avalduse võib esitada ainult ühte kohta. Siis pensioneridele tehti erand, võib esitada nii pensioniametisse kui ka tööandjale. Siis, kui üks nendest summadest on suurem kui 550 eurot näiteks, eks ju, siis ei ole mingisugust mõtet esitada poole peale ühte kohta ja poole peale teise kohta. Et siis on mõistlik ikkagi esitada see avaldus ühte kohta ja teise kohta esitada avaldus, et palun mitte kinni pidada
sest et töötavad pensionärid minu arusaama järgi peaksid selle avalduse Pensioniametile siis esitama, ükskõik siis missugusel kujul. Ja pensionäride käest tahaksime ikka meie ka, sest see on seesama kõige suurem riskikoht, mille me kipume vahel ära unustama. Ja ikka just nimelt see, et see pension oleks bruto, mitte neto, mitte see, mis me iga kuu siin praegu kätte saame. Kas pensionärid oma eelmise aasta tuludeklaratsioonist võiksid välja saada lugeda selle pensioni brutosumma? Jaa, kindlasti. Sotsiaalkindlustusamet ju paneb selle deklaratsioonile peale. Ja loomulikult ja deklaratsioon on ju on avalik meile kõigile, kui me sisse absoluutselt. Seal on olemas. Jaa, absoluutselt ja just nimelt avaldust saab ju esitada uuesti veebruaris, märtsis, aprillis, mis iganes ajahetkel meil seda vaja esitada on. Aga jah, ma väga loodan, et neid, kes igakuiselt hakkavad oma tulusid ümber arvestama, on vähe, sest see on üsna mõttetu tegevus. Sest see on üsna mõttetu tegevus just nimelt sellepärast, et see sama novembris või detsembris saadud suurem tulu võib tekitada krahhi meie väga täpselt arvestatud eelmistes kuudes. Nii ehk katsume omad tulud läbi mõelda, natukene ümardada, jagada ja kalkulaatorisse sisse panna. Kalkulaator annab päris ilusa tulemuse. Aga siis jälle ümardada, sest ei ole mõtet sentidega mängida, et sellised pisikesed ümberarvestused deklaratsiooniga üsna mõistlikud. Sügiseti on õpetajatel võimalik kandideerida Tartu linnavalitsuse õpetaja stipendiumile. Ja kui lugeda seda tulumaksuseaduse muudatust, siis seal on sisse toodud ka, et maksustatakse stipendiumid, välja arvatud tulumaksuvabad stipendiumid. Kas te oskate kommenteerida, et kui õpetaja nüüd järgmisel sügisel kandideerib õpetaja stipendiumile, saab selle, et kas see on siis tulumaksuga maksustatav või mitte? See on maksuvaba tulu, sest et selle pealt ei ole mingeid makse kinni peetud. See tähendab seda, et need samad stipendiumid ja igasugused sellised toetused, mis on välja antud kohaliku omavalitsuse määrusega, ju see on siis määrusega kinnitatud, siis need ei lähe. Üsna keeruline on näiteks ka meie endi jaoks vahel nagu paika panna seda, et kui toimuvad mingisugused konkursid, mingisugused ideekonkursid, mingisugused sellised just nimelt konkursid ja me osaleme ja me saame siis selle mingisuguse preemia selle eest, et kas see on siis nüüd see tulu, mis antakse puhtalt kätte või on see tulu meie jaoks, eks ju. Et need on sellised mitme otsa pealt vaadatavad asjad, et iga konkurssi tuleb siis niimoodi otse või tähendab eraldi vaadata. Kui on konkurss, Kaunikodu konkurss ja me osaleme seal, siis suure tõenäosusega see ei lähe tulumaksu alla. Aga kui on konkurss ja me teeme sinna midagi, mingisuguse projekti, mingisuguse asja, siis see suure tõenäosusega läheb meie tulusse ja tulumaksu alla. Et need on iga kord üle vaadatavad asjad. Et ma usun, et see maksumuudatus tulude osas hakkab nüüd vaikselt pilti ette looma. Aga kui me räägime seda kulude poolt, et mainisite need laste koolituskulud ja nii edasi, need kulud ikkagi jäävad sisse, et saab deklaratsiooni sisse arvestada? Jaa, need kulud jäävad deklaratsiooni sisse. Ja kui te vaatate, kui teil on edasi saadetud direktori poolt see kiri, siis seal on ühed slaidid, kus on päris ilusti minu arust kirjas ka need, mis muutuvad deklareerimisel 18. aasta ja 17. aasta vahega. Nii et koolituskulud jäävad sisse minu mälu järgi kuni 1200. Ei mäleta. Nendest slaididest tuleb vaadata päris head slaidid, tasub üle vaadata. Ja mis muutus nüüd või õigemini muutub, on see, et ühisdeklaratsiooni enam esitada ei saa? Jah, nii ja naa. Selles mõttes, et osad tulud või tähendab tulud ei ole kokku tõstetavad, aga kulud on kokku tõstetavad. Aga see oli ka nendes slaidides minu arust päris ilusti kirja pandud. Rohkem ma selgitada seda ei oska, lugege neid slaide ka, vaadake.
ma usun, et see suurema pildi sellest, et kuidas need tulud ja kulud ja kogu see maksusüsteem inimese jaoks hakkab olema, selgub meil aastal 2019 kevadel, kui see tuludeklaratsiooni esitamise aeg on käes ja saame aru, kas me siis peame juurde maksma või hoopis riik annab meile tagasi raha. Ja meie oleme arvestanud sellega, et raamatupidaja on 2019. aasta alguses igal juhul halb ja rumal, sellega me oleme arvestanud. Aga kui ma täna hommikul kuulasin Toomas Tõniste ja Jürgen Ligi intervjuud Terevisioonis, siis ma sain aru Jürgen Ligi jutust, et igal juhul see on lihtsalt vaheetapp, et kui Reformierakond tuleb taas võidule, siis muutub maksusüsteem täiesti jälle. Nii et raamatupidajatel on võimalus jälle heaks hakata või veel rohkem stressi minna. Jah, paraku on selle kõige taga ja kõige kurjem asi hoopis see, et kõik need poliitikute muudatused nõuavad raha ja mitte vähe. Kõik programmid, mis tuleb teha, maksavad raha ja nad ei pruugi ka alguses kõiki muudatusi väga õigesti välja võtta. Me oleme nüüd selle aasta lõpus küll testinud oma testkeskkonnas seda, et kui õigesti siis nüüd meie programm need maksud arvutab ja üle lepingute arvutab. Hetkel tundub, et see asi on õige. Aga kui siis see jaanuarikuu kätte jõuab, siis ma enam ei tea seda. Ja meie jaoks esimene tõde selgub 10. veebruaril, siis kui on esimene järgmise aasta deklaratsiooni esitamise tähtaeg, siis selgub see, et mida siis Maksuamet tegelikkuses kontrollib. Kas Maksuamet kontrollib seda, et ühel inimesel ei oleks mitmel pool tulumaksuvaba summat? Ei tea, seadus ei luba esitada, aga kas Maksuamet kontrollib? Ei tea. Mida Maksuamet veel kontrollib ja kui palju ja mismoodi? Ei tea. Kui palju tuleb ümberarvestusi? Ei tea. Seda näeme alles järgmisel aastal, veebruaris, paraku. Ja kui midagi on valesti, siis te saate sellest aru. Sellepärast, et see mõjutab kindlasti teie palgalipikut, sest ümberarvestamata me jätta ei saa. Paraku ei võtta Maksuamet neid arvestusi vastu. Loodame, et teil väga suur stress peale ei tule ja kõik nii-öelda õpivad, sest eelmises saates me rääkisime ka muutustest ja me jõudsime selleni, et muutused viivad meid mugavustsoonist välja, aga lõppkokkuvõttes me kõik areneme edasi, nii et elame, näeme ja vaatame, mis saama hakkab. Jah, seda kindlasti. No nii, aga te olete hästi ilusasti meile rääkinud sellest maksuseadusest, et räägiks teist endast ka, et kuna meie oleme õpetajad ja meid hirmsasti huvitab, et kuidas saab nii tubliks, targaks ja kenasti rääkivaks inimeseks, et kas mõni eredam hetk koolielust tuleb meelde, et tänu temale. Jah, mul on selline tunne, et tegelikult sain ma oma mõtlemise põhja ilmselt küll üsna palju koolist. Nimelt käisin ma esimeses keskkoolis ja matemaatika kallakuga, et olen veendunud, et matemaatika ja füüsika on alus põhimõtlemisele ja vajalik kõigile, ka filoloogidele. Jah, kindlasti austan väga oma keskkooliaegset matemaatikaõpetajat Kaljo Kruuset, kes oli väga suur autoriteet ja oskas meile selgeks teha paljud sellised asjad, mis või ütleme siis niimoodi, et ilma suuremate selliste jonnimisteta selgeks teha sellised põhitõed. Õpetas meid mõtlema, et kindlasti väga austusväärne õpetaja. Väga taktitundeliselt oma ainet andis ja parandas ka näiteks praktikantide tööd, et kui esimeses keskkoolis käis hästi palju praktikante, selge, õpetajaid tuleb ju õpetada. Siis mäletan korda, kui peale 2 tunni andmist tuli õpetaja Kaljo Kruuse ja ütles, et teate, teeme ühe lisatunni. Ma räägin teile, kuidas see päriselt käib. Et kindlasti õpetaja, kes väärib austust. Nii et matemaatika ja füüsika, õppige kõik. Aitäh, Katrin, et sa olid väga-väga hea seletaja ja ma usun, et meil kõigil on nüüd pilt selgem.
ja kõikidele raamatupidajatele soovime tugevat närvi, et te kohaneksite nende muutustega, mis teid ees ootavad ja et need uued väljakutsed pigem äkki pakuvad ka mõne töörõõmu. Et oleks selline ilus uus aasta. Ja heale kuulajale loodame, et olete teinud või teete õiged valikud ja kui mitte, siis juba kuu aja pärast saate neid valikuid ju muuta ja lõplik tõde meie kõigi jaoks selgubki aastal 2019. Aitäh, jääge meiega!